Tere! Tänases saates teeme väikese tiiru Hiiumaa pealinnas Kärdlas. Saates tulekul tutvume lähemalt just Kärdlale iseloomuliku puitdekooriga. Vaatame, kuidas tehakse korda üht tüüpilist Kärdla vabrikutööliste maja. Saate lõpus läheme tagasi kevadesse ning segame kokku tõrvavärvi. Tuhande 1830. aasta Kalevivabriku loomine Kärdlas pani käima siinse asula arengu. Just tänane vabrikuväljak on see, mis kunagi oli töölisasula süda ja keskus. Kärdla vabrikuväljakult kulgevatel tänavatel kerkis vabrikuasula, mille tüüpelumajaks sai väike madal palkhoone. Väikeste majade juures pidi vabrikulooja parun Konstantin von Unger-Sternbergi nõudmisel olema suur rohuaed. Samuti soosis parun majade kaunistamist puitdekooriga. Just puitdekoorist ja laudisest räägime Kristiinaga, kelle uurimustööst on lausa selleteemaline käsiraamatki ilmunud. Miks on Kärdla töölise asulas siis vanade vabrikuaegsete majade välisfassaadidel puitdekoori, ütleme, rohkem kui mõnel teisel töölisasulal? Kärdlas oli lihtsalt kaval mõisnik, kes kutsus üle Hiiumaa talupoegi kokku ja pakkus neile põlise rendilepinguga 99 aastaks tasuta krundi, 1-2 vakamaad suur, ja ehituslaenu maja pealeehitamiseks, siis päris oma maja pealeehitamiseks, kui üldiselt töölisasulates töölised elasid kasarmutes kambakesi koos, siis nüüd oli neil võimalus ehitada oma maja ja tulenevalt siis sellest ka dekoreeriti nii, kuidas keegi oskas. Teine asi on muidugi see, et asula kujunemisaeg jäi täpselt 19. sajandi viimasesse veerandisse, mis oligi üldiselt selline puithistoritsismi õitsengu aeg. Tulenevalt sellest need ideed siis levisid, et see ei ole kunagi muidugi võrreldav olnud selle toredusega, mis oli samal ajal meie kuurortlinnades Haapsalus või Pärnus, aga oma mängulusti selliste puidust finessidega need fassaadid ikkagi väljendasid. Kui pitsiline Kärdla on olnud siis tegelikult? Üllatavalt pitsiline. Et tore järeldus oli see, et Kärdlas on olnud seda märgatavalt rohkem, kui me võib-olla praeguse linnapildi järgi võiks arvata. No, kui ma olen püüdnud ikkagi käia selle uurimistöö raames ka vähemalt ringi majale peale ja kirja panna kõik ja üles pildistada kõik, mis vähegi vana on, siis lõppkokkuvõttes ei ole see tulemus nii olematu. Kärdla puitdekoorist on kõige paremini säilinud hoonete konstruktiivsed osad ehk näiteks saelõikelised sarikakannad ja murispuuotsad. Mida on aga juba vähem, on erinevad räästapitsid. Päris olematud on aga õhulised läbilõigetega lauad, mis on kaunistanud kunagise eeskodasid ja verandasid. Üsna palju on alles veel erinevate lõigetega viilulauaotsi, millest omaette nähtusena võiks välja tuua just Kärdlale omase sakmelise Hiiu puitpitsi. See ongi selline üks tüüpiline näide, kus on lihtsalt sakmeliselt lõigatud lauaotsad ja neid ei ole paigutatud lihtsalt juhuslikult, vaid kuidas need viilu tipud on ikkagi kohakoti viidud selle alumise katte liistuga, et alati see oli nagu peen selline rätsepatöö, et igal asjal oli oma koht ja iga detail sai ilusti oma koha peale. Rääkides aga puitlaudisest võib välja tuua skandinaaviapärase püstlaudise kasutamise, mis on just Kärdlale väga iseloomulik. Üht varianti katteliistuga püstlaudis saame vaadelda vana poemaja juures. Täpselt sellist tüüpi laudist esineb Kärdlas harvem, et need on sellised vanemad majad, suuremad, tavaliselt 2 otsaga, kõrgel soklil, nagu siin on näha, et selle laudise kohta täpselt selline tüüpmaja. Aga mida on küll Kärdlas palju, on just seda püstlaua kasutamist
ja rohkem pealistiklauana, see on siis, et üks laud on all ja teine on väikse ülekattega peal. Ja kombineerimist ka alumise rõhtlauaga, mis Eesti kontekstis ei ole nii tavaline. Aga mis on see eripära ja oluline ajalooline detail, mis annabki nendele majadele selle võlu, on kõik need väikesed profiilid, et need lauad ei ole kunagi olnud lihtsalt ilma profiilita. Et alati on seal servas kas väikene soon või kumerus, et siin samamoodi on näha, et isegi väiksel katteriistul oli oma profiil ikkagi olemas. Et ta on selline võrdlemisi õhukene ja suhteliselt kindla laiusega laud olnud, millele on antud siis profiil peale ja siis kumerused serva, et ta ei ole kunagi olnud lihtsalt selline pruss, mis on siia kahe laua ühenduskohale lisatud. Ja mida veel jälgiti nende vanade laudade puhul, püstlaudade puhul, et need alumised otsad, siin ei ole küll seda näidet, aga lõikati ära, eks ole, kaldu, et vihmavesi paremini maha voolaks, sellepärast et puit imab niiskust, eks ole, kõige rohkem pikikiudu ja siis see alumine serv kipub tihti pihastuma. Ja eriti hea oli veel, kui need alumised otsad käidi üle linaõli värnitsaga või hülgerasvaga või tõrvaga. Miks on oluline, et üks voodrilaud on profileeritud ikkagi? Kui me räägime eriti rõhtlauast, siis profiil, see alumine veenina, ta võimaldab lihtsalt vihmaveel paremini maha voolata, et ta ei jää kuhugi soontesse või laudade vahele pidama, et tal on ka oma praktiline funktsioon ja tõepoolest. Nii et tänapäeval need, kes panevad endal uusi siledaid voodrilaudu, võiksid seda meeles pidada, et tal on nii praktiline kui ka ikkagi esteetiline väärtus väga suur, et võib-olla see profiili enda selline laius ja kõik need kumerused ei olegi kaugelt vaadates nii silmaga nähtavad, aga kõik see valguse ja varjude mäng, mis selle läbi fassaadile tekitab, et see annab ikkagi hoonele väga palju juurde. Teine maja, mille juures peatume, on tüüpiline Kärdla vabrikutöölise elamu. Kärdlas on väga palju selliseid pisikesi, madalaid maju, et mis seda maja iseloomustab? No täpselt needsamad märksõnad, mis sa ütlesid, et on sellised madalad, suhteliselt kõrdleke katusega, mis on olnud siis ajalooliselt kas puitkatus, õlgkatus või kivikatus. Ja siis just, kuidas on siin mängitud nende proportsioonidega, et kõik laudis, aknad. Ja see on ka laudise kasutuse poolest üks sellisemaid tüüpilisi näiteid, kus on püstlaudis siis üleosas ja akende ja sokli vahele jääb see rõhtlaudis. Ja siis on need väikesed detailid, et kas siis on olnud räästepitsi kusagil või on viilulaudasid. Antud hoone juures näeme ka pealiskattega püstlaudise varianti, mis on tõenäoliselt osaliselt uuendatud. Üldiselt selle põhjal, mis ma olen Kärdlas tuvastanud, siis ta väga tüüpiline laud ei ole, eriti kui me vaatame seda. Et püstlaudasid on ikkagi iseloomustanud see soon siin servades, mis siin juhul, kuna ta on lõunapoolne külg, ta võib olla ka lihtsalt nii ära pehkinud, et seda ei tule siit värvi alt enam välja. Aga mida veel järgiti, oli üldiselt see, et lülipuidu osa laudisel jääks väljapoole. Seda sellepärast, et see on vaigurikkam osa ja see ei võta vett nii kergesti endasse, laudis säilib paremini. Teine asi on see, et laud kuivades kõmmendub. Ehk ristlõikes ta kaardub maltspuidu suunas, ehk siis selle suunas, mis on siin all. Ja kui ta nüüd kaardub vastupidises suunas, siis ta on ka üsna tihedalt vastu teist lauda ja kogu vooderdus on tihedam ja niimoodi ka soojem. Püstlaudise kõrval on levinud ka erinevat tüüpi profiilidega rõhtlaudised. Enim kasutust on leidnud näiteks niinimetatud vagunlaud või vabrikuaegsetel majadel ka rustiklaud. Ja nõukogude aeg toob meile sisse sellise peaaegu olematu kvaliteediga üsna kitsa laua, kus ei ole enam järgitud seda, et lülipuit oleks väljapool selle pealepanekul siis.
et see kvaliteet on hästi-hästi kõikuv ja no ta ikkagi, kui on nagu vähegi tundlik silm, siis ta ikkagi riivab silma kohe selle ajaloolise maja peal. Tänapäevase ehitusstandardite juures kiputakse liiga kergekäeliselt vana uue vastu välja vahetama. Muidugi, kui on vaja, tuleb seda ka teha, kuid siinkohal tasuks hoolikalt jälgida vana laudise parameetreid ja proportsioone. Praegu ka järgitakse seda ajaloolist laudise kasutust, aga siis on jälle see küsimus, et see sõltub materjalist, mis kättesaadav on, et võib-olla siin tasuks rohkem tähele panna seda, millised on need vanad lauad olnud, et kui paksud ja kui laiade vahedega ja just ikkagi see profiili küsimus, et see annab hästi palju juurde. Kui Priit oma perega 7 aastat tagasi Kärdlasse vana vabrikutööliste elamu ostis, ootas uusi peremehi ees hunnik kultuurikihti, mille alt hakkas tasapisi välja kooruma maja tõeline pale. Lihtsalt me oleme siin tohutult kraapinud kõike. Siin põrandad olid kaetud 2-kordse vineeri ja üks kiht vineeri ja üks kiht Soome pappi. Laes olid reikad, vineer, seintes oli löödud vineer, mis oli värvitud, siis oli mingite riietega veel kohati niimoodi üle kleebitud ja veel omakorda värvitud ja aknad kõik olid 10 kihti värvi ja siis ühel hetkel me sellest toast otsustasime, et nüüd alustame. See on meie suur elutuba. Suur elutuba. No on küll suur, jah. Nii, ma tean juba eelinfona seda, et see on kõik siin uuesti üles laotud. Jah, erinevast kohast otsitud punased tellised, osad ka metsast toodud ja meistrimees ladus kõik uuesti selle ülesse. Enne oli ahi siin, plekkahi, siit tuli suur slepe, siin oli selline soe müür ja need kõik olid niimoodi, et tuled alla tegid, oli tuba tossu täis ja inimesed elasid aastakümneid sellise suitsu sees. Kuidas, ma ei tea. Mingil hetkel talvel oli väga hea, kõik see rõhk oli paigas ja tõmbas ilusti, aga mingite ilmadega ei tõmmanud üldse. Ja siis otsustasimegi, et lõhume ära ja hakkame otsast peale. Maja peremehed on alles hoidnud ja korda teinud kõik, mis võimalik. Paksu värvi alt on puhastatud vanad uksed ja vanad aknad. Seintelt tuli vineerplaadi ja Soome papi alt välja kunagine savikrohv, mis sai taastatud ja savivärviga üle värvitud. Aga see on juba tapeet ju? See on tapeet. Siia me otsustasime, et me paneme tapeedi. Näed, et krohvi peale saab ilusti panna ka tapeeti. Kuidas see õnnestus teil? Kõigepealt katsime selle savikrohvi tapeediliimiga, mis selle pudisemise ära võtab. Ja siis üks meistrimees tuli, pahteldas meil selle seina üle, lihviti ära ja läks tapeet seina. Püsib väga hästi, mitu aastat juba, pole midagi hullu. Ka vanad laiad põrandalauad kuuluvad veel maja ehitusaegadesse. Kõigepealt kõik need kihid Soome pappi jälle ja vineeri, mis siin maas olid, need ülesse. Siis sõrgkangiga ettevaatlikult põrandalauad ülesse, et ära ei lõhuks, naelad välja. Siis savikiht, mis siin põranda all oli soojustuseks, mis oli juba osaliselt alla vajunud ja oli, ühesõnaga tuul käis põranda alt sisse meil. Savi tõssime kõik õue, jällegi koos sõprade abiga, suur töö, ise seda ei jõua kõike teha. Ja siis soojustasime uuesti põranda talade vahe ära ja panime vineeri alla ja lauad peale. Millega te soojustasite? Kivivillaga. Aga mis see sellest savist, mis siit põranda alt välja tuli ja õue viskasite? Savi läks seintesse, 10 ämbrite, ma arvan, et tonnide kaupa. Ma segasin seda siin, uuesti tampisin ta pulbriks, veisi peale, siis panin hundinuia, puistasin sisse, sest ma olin kuulnud, pidi hästi siduma ja siis selle panimegi seina ja mis alles on meil keldris hoidnud. Köök on kodu süda, eks ju. Palju te siin köögis aega veedate? Pool vähemalt.
sest siin on see pliit, kus on nii mõnus istuda, siin pliidi soojus. kõik on vana, ka see soe müür. Ühesõnaga, ega me siin midagi uut ehitanud ei ole. Me oleme ainult võtnud maha kogu selle kihistuse, mis siin on peal värvitud õlivärvidega. Siin olid mingisugused hirmsad kahhelplaadid pandud hästi suvaliselt ja siis me kraapisime ja kiskusime ja pesime ja lihvisime ja et noh, nii meie jaoks jälle oleks selline mõnus. Siin on ka, ta on nii sisse põlenud, et näiteks siuke asi enam lihtsalt maha ei tule, siis kraabid juba selle poti puruks. Aga ta on, meile ta meeldib. Taaskasutust on majas näha ja tunda igal sammul. Isegi uute lampide ja köögimööbli materjali kasutus on läbi mõeldud. Lambid on meie Heidi vanemate aiast maha saetud pirn ja õun ja multitalent Andres Ansper treis pakust meile sellised 2-3 millimeetri paksused lambikesed, mis on väga ilusad. Valgus kumab siit mõnusalt läbi ja annavad hästi niisuguse õdusa valguse õhtul. Me oleme väga rahul. No, sa toetud ise ka praegu uuele köögikopile. Et ma tean, et see on ka teil selline oma aiapuust tehtud. Jah, see oli tegelikult minu venna talukohas Läänemaal kuivanud tamm, mille me võtsime maha, viisime saekaatrisse, lasime planguks ja siis Hiiumaa meistrid tegid sellest meile vägeva kraanikausi kapi. Kõige toreda kõrval selgus aga üsna kohe, et üks osa majast tuleb siiski uuesti üles ehitada. Kui me selle maja ostsime, siis samal päeval, kui ma notarist tulin, õhtul istusime köögis, vihma sadas õues ja ühel hetkel vaatan sinna nurka, läigib. Ütlesin Neidile ka, et kuule vaata, et läigib. Läigib jah. Läksin sinna seina juurde, panin käe peale, märg. Siis mõtlesin, no nii, hakkab pihta. Võtsime siis kuskilt mingisuguse vägeva kööginoa, siukse korraliku noa ja lõin selle pidemeni seina sisse. Ja siis selguski, et on mäda kogu see nurk. Ja pärast selgus, et terve see sein on kõik mäda. Ühesõnaga siitpoolt vesi oli sadanud, siitpoolt sinnapoole. Vesi oli vist aastakümneid sadanud sisse. Nii et seal oli juba, kui need igasugused need nõukaaegsed vineerid ja asjad seinast maha võeti, siis selgus, et palkide peal oli betooni juba valatud. Et nagu sein oleks, et midagi ei oleks. Sein oli täitsa pudru. Ja kui ma piilun siia ukse taha ka, kui tohib, et siit näeb nüüd seda, siis millised need teised toad on algselt olnud või kui teie siia sisse tulite, et selline võiks öelda tüüpiline nõukaaegne lahendus. Jah, vineerid on laes, vineerid on põrandal ja tõenäoliselt ka seintes. Tapeeti ma veel, tapeedi alla ei tea, aga arvatavasti, et vähegi sirgem oleks. No me praegu oleme siin sees, eks ju, aga väljast ei ole tegelikult suurt midagi teinud. Ainult akendelt värvi maha kraapinud, muud mitte midagi. Ootate midagi? Või ei ole tarvidust? Ei, me tahaksime, et maja saaks üle värvida, sest see värv on meie meelest kole. Aga see on suur töö, sest et ma ei kujuta ette, kuidas seda värvi maha saada, seda vana värvi, et ta jääks, et see laud jääks ilus pärast seda ka veel, et uuesti üle värvida. Aeg näitab. Nüüd aga on aeg kokku segada üks tõrvavärv. Tegemist on juba aastatuhandeid kasutusel oleva värviga, mis on looduslik ja kaitseb puitu. Tõrv ise on tõesti antiikajast tuntud ja piiblis mainitud ja selline puulaevade ehitamisega oma kuulsuse kogunud ja mitte ainult kuulsuse, aga ka vajaduse ja eks ta puulaevade kadumisega ka natuke kippus kaduma ja seesama tehislik kivisöe ja hiljem naftatõrvad on tulnud peale, mida on tööstusel odav toota, lihtne kasutada, aga mis tegelikult puitu ei hoia. Et ei lase puitu välja hingata ja nii nagu puulaevad tegelikult nende kivisöetõrvade all hävivad, et sama on ka puuhoonetega, majadega. Et seesama hea looduslik männi juurtest
aetud, põletatud puutõrv on tegelikult väga hea kaitse. Meie traditsioonis on tõrvavärvi sellele iseloomuliku lõhna tõttu kasutatud pigem hooneosade juures, kus ise sees ei elata, näiteks talude abihoonete, tarade ning puitkatuste juures. Puitkatuste puhul tõrvavärvil on eelised tehnilised võrreldes tõrvaõlidega ja võrreldes mitmete värvidega, sest tõrvavärv esiteks kaitseb hästi puitu ja kui me lisame talle naturaalseid pigmente, siis me saame parema kaitse ultraviolettkiirguse ehk siis päikesekahjustuste eest, mis siis on üks puidu olulisemaid kahjustusi niiskuse kõrval. Ka tõrvavärvil on pigmente juurde segades võimalik saavutada erinevaid värvitoone. Jah, siin küll tegu nii-öelda rootslaste, soomlaste Roslag-mahagoni retseptiga, aga sama oleme ka ise saavutanud, et tõrvavärv on muutunud selliseks mustaks, ilma et ta peaks nüüd paksult tõrvaga kaetud olema. Ja see on tõrvaga igati sobiv toon, tänapäeva moetoon, et see must ei pea olema mingite plastpigmentidega, kunstpigmentidega saavutatud, vaid naturaalsel põhjal on ta vägagi vastupidav ja väga hästi puitu kaitsev. Ja samas meeleolukas ja kui inimene on otsustanud selle musta värvi juurde pöörduda, siis on väga hea võimalus kasutada kas siin Roslag-mahagoni või siis enda kokku segatud tõrvavärvi. Aga see on nüüd see naturaalne tõrvavärv siis? No, tegelikult on tegu tõrvaõliga, kus siis on pigment lisamata, et sellest siis see tooni vahe ja siin on see värnitsa osakaal siis natuke suurem ja pigment puudub. Tõrvavärvi kokkusegamiseks on vaja võrdsetes osades männitõrva, linaõlivärnitsat, mis soovitavalt peaks olema külmpressitud, seejärel männiterpentiini ning lisaks naturaalseid värvimuldasid. Ma valan see pool liitrit linaõlivärnitsat siia mõõdunõu sisse endale nüüd valmis. Nii, täpselt. Pool liitrit, väga ilus kollase värviga. Aga nüüd see väikene nüanss pigmendi segamisel on see, et kui meil on selline suur kogus värnitsat ja on see pigment, siis me peame eelnevalt pigmendi segama värnitsaga läbi, et moodustuks niisugune pasta ja just nimelt selline pasta konsistents on hea, kuna seda me saame väga hoolikalt läbi segada. Et kui see segu on nagu vedel, siis see segamine ei õnnestu nii nagu hästi, et jäävad ikkagi võib-olla need pigmenditükid sisse. Ja seetõttu siis ma panengi nagu osa sellest värnitsast ainult siia selle segunõu põhja, et mitte kõike, jätan selle osa alles. Ja siis, ma vist võtan selle eest. Ja siis lisab siia seda kuivpigmenti. Ja minul on nüüd niimoodi praegu kaalutud siia valmis 250 grammi seda pigmenti. Tegemist on pruuni umbraga. Ja kui palju pigmenti võib olla kogu koostises? Tegelikult see ongi nüüd sellele, ütleme see 1,5 liitrit tuleb meil nagu seda põhja, et siis see 250 grammi pigmenti ongi nagu selline, ta on selles mõttes nagu maksimum kogus, et siis see värv jääb ka natukene veel läbi kumav. Et kui me siin nüüd rohkem pigmenti lisaksime, et siis tegelikult see värv juba muutub katvaks. Paneme selle kõik siia ära. Tõepoolest see pigment, kuna ta ju ei lahustu selle värnitsa sees, vaid ta lihtsalt seguneb, mis tähendab seda, et siis iga see pigmendi osakene võiks saada nüüd selle värnitsaga siia kokkupuutesse. Lisame siis selle ülejäänud koguse värnitsad siia hulka niimoodi vähehaaval. Nüüd on nagu siis 2 komponenti sellest värvist juba koos. Mõõdame välja ka need järgnevad. See on männitõrv, seda siis samuti 0,5 liitrit. Ma valan siis selle pigmendi siia ära ja siin on siis see tõrv. Võtame siis nüüd selle viimase komponendi männiterpentiini. Et see on nüüd väga tugeva lõhnaga, peab siis arvestama.
nii, siit tuli ka nüüd pool liitrit. Ja samuti ma siis selle pigmendi segamise nõu selle terpentiiniga nagu loputan siis veel puhtaks. Saan siit kõik selle pigmendi kätte ja pluss saan veel segunõu ka puhtaks. Et selline väikene kavalus. Nii, siis segame selle siia tõrvavärvi hulka. Tõrvavärv kantakse kuivale ja puhtale värvimata või siis eelnevalt tõrvavärviga värvitud puitpinnale. Jälgida tuleb ka seda, et tegu oleks koreda aluspinnaga. Kel aga soov pind teise kihiga katta, peab sellega ootama vähemalt 1 aasta. Kui on võimalik hoida ja taastada vanu detaile, siis võiks seda teha juba kas või sellepärast, et ka tulevastel põlvedel oleks võimalik tutvuda algupäraste materjalidega. Kohtumiseni!